Kuidas see tänane päev on kulgenud? Väga hästi, et külalisi palju ei olnud, aga need, kes olid, nad jäid väga rahule. Et tänasid ja et kutsusime, tegime sellise päeva, kus sai igaüks tulla läbi ja vaadata, kuidas see maja nüüd on enne lammutamist. Ja mul vanaema töötas üle 20 aasta siin lasteaias sõimerühmas. Siis töötas ema 15 aastat. Tol ajal olid kasvatajad, siis kasvataja oli ja nüüd siis mina juba 11 aastat. Kas midagi jäi tänasest päevast väga südamesse ka või oli nagu üllatus? Üllatuseks oligi tegelikult seal albumites olev info, et kuidas ja milline see maja siis on olnud ja kasvanud. Need inimesed ei oskagi seostada selle majaga, nemad näiteks käisid siin täna külas ja rääkisidki, et mis seos nendel on selle majaga ja siis tegime tiire, et tegelikult on väga selline sopiline maja, et väga lahe on ju orienteeruda siin, eks ju, et minule on see juba selge, sest ma olen eelnevalt ka siin töötanud, aga nendele inimestele ju on tegelikult väga huvitav, et milliseid nurkasid, mis ruumid, mis seal on kunagi olnud, et see nii-öelda elamus nendele külastajatele oli väga mõnus vastu võtta, et nostalgitseti, et kogu see laud oli siis selliseid kunagisi kas töötajaid või siis lasteaias käijatest, eks ju, täis ja nad vaatasid albumeid ja otsisid enda pilte ja lugesime seda kroonikat. Et samamoodi minule ju on hästi huvitav ja selline õpetlik, et mis siis, kuna see maja siis asutati, eks ju, ja et kes siis tol ajal olid näiteks juhatajateks ja töötajad, et väga palju infot sai sealt, et ma ei olegi tegelikult siin 3 kuu jooksul tegelikult neid sirvinud ja seda ajalugu uurinud, et nüüd tänasel päeval oli see võimalus lihtsalt külalistega koos istuda, teed juua ja kaasa rääkida midagi, mida mina ka tean, eks ju, sellepärast, et ma olen siin töötanud ju enne direktoriks asumist ka. Kõik tänasid ja nii tore oli, kuidagi hästi soe ja mõnus tunne jäi nagu hinge. Käies ja ekskursiooni tehes õpid ju ise ka, et esimese raksuga, kui ma neid juhendasin ja viisin neid kuskile taha sinna kaugustesse sellesse ruumi, eks ju, et siis võib-olla ma ise ka väga hästi ei teadnud ja näiteks ongi, et Elve Kask, kes on kunagi siin olnud medõde, et tema siis teadis ju, mis tol ajal selles ruumis näiteks oli, et siis nagu õpetas mind, nii-öelda, et ma sain teadmisi juurde ja järgmistele ma sain juba rääkida seda, eks ju, et hästi huvitav, et tegelikult nii detailne ajalugu mul ei ole ju selge, et ma tean sellist üldplaanis ja pildis neid seda fakte, aga endal oli ka hästi nagu huvitav saada kunagistelt töötajatelt seda infot. 3 märksõna Lastetare kohta. Asukoht, siis ikka pikk ajalugu ja head inimesed. Mälestused, keelemaastik ehk keelekorraldus ja positiivsus.